Tervist kõigile! Mina olen Artur Piirimäe, Tartu Ülikooli mõttelooprofessor ja mul on siis rõõm ja au juhtida tänast vestlust. Kõik, kes olid kuraatorituuril, said juba väikse sissejuhatuse sellesse teemasse, aga lubage kõigepealt tutvustada meie vestluse osalejaid. Need on siis inimesed, kes on tegelikult seotud osade nende eksponaatidega seal. Kõigepealt ettevõtja ja võiks öelda maailmarändur Tiit Pruuli ja astronoom, astrofüüsik ja Tartu Observatooriumi direktor Antti Tamm. Ja miks just see teema, miks sellised osalejad, siis üks selge ajend on ümmargused tähtpäevad. Just eile, 25 aastat tagasi, läks ümber maailma reisile lennuk, kus Tiit oli madruseks. Räägime siis jahtlaevlennukist, eks ole. Jahtlaevlennuk. Ja samuti on terve rida tähtpäevi Tartu Observatooriumil. Vähemalt 3 või 4 tähtpäeva, mis kui ma õigesti mäletan, et on 200 aastat tollase Euroopa parima teleskoobi Fraunhoferi refraktori. Maailma parima. Maailma parima, just Euroopa parim oligi maailma parim käima lükkamisest või tööle hakkamisest. Siis on 60 aastat Tõravere observatooriumi ajalugu, aga ka 100 aastat ajakiri, kuidas see ajakiri oli? 100 aastat on Tähetorni kalender. Kalender, just. Ja siis veel 50 aastat sellest Tõravere väga võimsast. Tõravere põhilisest teleskoobist. Põhilisest teleskoobist. Nii et on mida tähistada. Ja minu poolt nüüd sissejuhatuseks ka, et mida see maailma mõõtmine tähendab. Minu arust, mis seob meie külalisi täna on ju tegelikult see, et nad mõlemad mingil viisil ja omal viisil siis avastavad maailma ja avardavad meie siin selles kitsa maailma piire. Ja see pealkiri on inspireeritud, ma arvan, et paljud tunnevad selle ära, et see on inspireeritud saksa kirjaniku Daniel Kehlmanni väga vahvast raamatust, mille pealkiri ongi maailma mõõtmine. Ja see on siis selline humoorikas, aga ühtaegu ka tõsises toonis kirjutatud lugu kahest saksa teadlasest ja maailma avastajast, need on siis Alexander von Humboldt ja Carl Friedrich von Gauss. Aga nad tegid seda avastamistööd täiesti radikaalselt erineval moel. Alexander von Humboldt oli väsimatu rändur, ekspeditsioonide korraldaja, tahtis igale poole kohale minna, kõike käega katsuda, koha peal mõõdistada, ronida tollal, mida peeti maailma kõige kõrgemaks tipuks. Chimborazo oli vist Lõuna-Ameerikas. Ta ronis selle tippu, pärast kui selgus tema pettumuseks, et Himalayas mõõdeti ära mäed, mis osutusid palju kõrgemaks. Aga see selleks. Ja teisalt siis Carl Friedrich Gauss, Göttingeni matemaatik ja astronoom, kes haruharva üldse Göttingenist lahkus ja arvas, et reisimine on täiesti üleliigne, et maailma mõistmiseks tuleb istuda kabineti vaikuses, teha koha peal instrumentidega eksperimente ja siis selle üle sügavalt järelda. Ja siis ma mõtlesin ka veel sisseotuseks, et mis üldse on rändamine. Et rändame me ju kõik oma erineval viisil, et ka ajalugu, minu töö on ju tegelikult rändamine mõttes võõraste või varem eksisteerinud kultuuride tundma õppimine, nii nagu rännumees õpib tundma mujal maailmas asuvaid kultuure. Ka mõtteloo kohta on öelda, et me justkui proovime ennast paigutada mingisse võõrasse maailma. Ja läbi inimkonna ajaloo tegelikult rändamine füüsilises ruumis on olnud kättesaadav ainult väga vähestel. Nii et teised on siis üritanud kaasa rännata ja sellepärast see reisikirjade tohutu populaarsus. Eriti just, ma tegelen varauusajaga, siis varauusajal on tohutu reisikirjanduse buum, sest siis
et Euroopa maailm avardus ja inimesed tahtsid siis selle vahendusel samamoodi maailma tundma. Ja nüüd siis võib öelda, et kosmosega on natuke sama lugu, et kosmoses rändamine on jätkuvalt ju kättesaadav väga vähestele, aga samas on ta mõnes mõttes ju kättesaadav kui Lõuna-Ameerika. Et inimkonna ajalast peale me oleme saanud kosmost vaadelda ja võib-olla me vahel ei mõtle, et kosmos on enam-vähem sama kaugel kui Läti, kui kosmose lähemat piiri silmas pidada, aga kaugem piir on muidugi nii-öelda hoomamatus või peab seda mõõtmatus kauguses ilmselt. Nii et ka kosmose mõõtmine on siis üks viis ja väga oluline viis nii-öelda maailma ruumi uurida. Nii et nii palju siis võib-olla hakatuseks teema juurde sisse juhatuseks, aga selleks, et kuulajad saaksid nagu võib-olla teiega isiklikult natukene tuttavamaks, ma küsin kõigepealt nii-öelda isiklikumat laadi küsimuse, enne kui ma küsin midagi üldisemalt. Et kuidas teie enda praeguse aja rännuplaanidega on või suhe rändamisse? Ma alustan Tiidust, et sa oled ju teinud mitu tiiru ümber palli mitmel erineval moel. Kas sul on tunne, et kuskil on veel midagi avastada, midagi, mis tõmbab ja kuskil, kus veel kripendab? Aitäh, kui professor Järra lubab, ma alustaks veel kaugemalt. Ma alustaks sealt, et sa ütlesid, et meil on Antiga ühte-teist ühist, meil on tegelikult üks oluline asi veel ühine. Mul on ette näidata oma Tartu Taara puiestee lasteaia lõputunnistus, kus on kirjas väike Tiit tahab saada täheteadlaseks. Ja see soov oli päris siiras, aga ma mäletan ka seda, millal see soov lõppes. See oli juunikuus 1975, kui kõige selle peale mõeldes, kui kaugel on tähed. Mida tähendab lõpmatus, mida tähendab surm ja igavik, läks noor lootust andev täheteadlane, 10-aastane täheteadlane endast täiesti välja, ma jooksin 2 tiiru ümber maja ja kui ema mind oli siis maha rahustanud, siis ma sain aru, et need on liiga kauged, liiga suured mõõtmed, liiga suured numbrid minu jaoks. Nii et sealt said siis alguse minu praktilised matkad vanaemaga Vorbusele, Tiksojale ja see on paras distants nagu lihtsale inimesele, mis lõppkokkuvõttes ei olegi nali, kelle silmapiir horisondi taga on juba piisavalt kaugel, aga seda silmapiiri, mida sa pead veebiteleskoobiga otsima, see on pisut hirmutavam. Nii et see sissejuhatuseks, kus tahtsid midagi isiklikku, siis päris oluline isiklik väike remark. Mis praegustesse reisidesse puudutab, siis tõepoolest ma olen purjetanud ümber maailma, sõitnud autodega ümber maailma, teinud 30 päevaga lennukitega maakerale tiiru peale ja maailmas tehakse igasuguseid veidraid asju. Keegi on sõitnud 2-kordse Londoni bussiga ümber maailma. Üks eestlane proovis üle ookeanide sõita Toyota Land Cruiseriga. Õnneks tõmmati ta üsna ruttu kaubalaeva pardale. Et mul on nüüd see soov, et igale maale kaardis oleks nööpnõel pandud või kõik võimalikud ümber maailma reisid oleks ära tehtud. See on nüüd, ma ei tea, kas möödas või ei ole päriselt kunagi olnud. Ma ikka loodan veel, et noor mees nagu ma olen, eks ole, loodan veel, et mul on aega minna nii nagu Indrek Jääts läheb ühte kohta, istub seal kuu aega ja paneb ülima detailirohkusega kirja, kuidas Siberi hõimlased valmistavad ühte toitu või puust pulka, et selleks oleks aega süveneda. See on minu soov praegu. Aitäh! Ma küsiks siis samamoodi Anti käest, et nägi kohe, et tegelikult see ongi mingi võib-olla natuke sarnane lobumus ja sarnane tung, see, kui sinust oleks
peaaegu võinud saada astronoom ja võib-olla ka Antist oleks võinud saada maailmarändur. Aga kuidas sinul tekkis see tunne, et sa tahad kosmosesse pürgida, vähemalt oma nii-öelda uurimishuvis ja mõtetes? See on hästi proosaline lugu tegelikult. Oli tolleaegse Tähe 4 füüsikahoone stendi peal oli lihtsalt lõputöö teema, et tume aine. Ja siis ma mõtlesin, et okei, võiks proovida. Siis nii ta läks. Aga ma saan aru, et hästi vahva oleks tõesti, kui mina oleks nüüd see teine pool, et ma üldse rännata ei taha ja ma tahaks kabinetis istuda, või vaatan nüüd läbi teleskoobi teisi maailma, et see oleks väga hea vestlusintriig oleks üle. Saaks selle korraliku konflikti üles veel. Aga ma pean pettumuse valmis, et mulle ka meeldib rännata. Aga mul paraku ei ole ägedaid reise ette näidata. Ja tegelikult võib-olla me sinna jõuame, aga mulle tundub, et rändamisel on nagu kaks võimalikku eesmärki. Üks võimalik eesmärk on see, et sa tahad rännata selleks, et kuhugi kohale jõuda, et sa kohal olla. Ja teine on see, et rändamine protsess, et sa liigud kuhugi. See on üsna natuke erinevad asjad isegi. Ja mida sa saad teha teleskoobiga ongi see, et see on see kohale jõudmine, et ma jõuan sinna ette kujutada maailmas võib-olla meie päiksüsteemis mingi teise planeedi peal, mismoodi see on olla, kuidas kuu peal oleks olla. Kes kujutasin ette, et aha, heli ei ole, gravitatsioon on väikse, kõik nops teistmoodi. Olen seal, et selline reis. Aga et hoopis teine siin tõesti astronaut kosmoses, kes siis reisib ja läbib seda protsessi, et jõuab kuhugi. Astronaut jõuab küll enamasti sinna samma tagasi, aga mitu korda ööpäeva jooksul. Aga jah. Nii et minul neid suuri reise ei ole ette näidata, hea meelega läheks kiiduga kaasa teine kõrd. Kokku lepitud. Ma siin Tartus olles tahaks muidugi meenutada, kui sa läks Kaussist, eks ole, ja on üks suur tartlane, kes tegelikult reisis meist kõigist palju rohkem, olgugi, et tema reisid viisid ainult Toomemäe raamatukokku ja olgu noores põlves käis ka Berliini raamatukogudes Uku Masing, kes mõtestas maailma väga erinevates tema aspektides, väljendusvormides palju rohkem kui minusugune, kes on maailma risti ja põiki läbi tuulanud. Nii et meil on Tartust ka hea näide tuua. Siinkohal võib-olla tasubki märkida, et tegelikult vähe jäi puudu, et Kauss oleks tulnud Tartuse professoriks, et talle 2 korda ta nii-öelda kandideeris. Esimesel korral eelistati kedagi teist ja teine kord sai ta kutse, aga siis ta erinevatel põhjustel loobus sellest ja ma kahtlustan, et üks võiski olla see, et lihtsalt tal oli Göttingenis päris mugav ja ta ei tahtnud väga rännata, eriti siis mitte siia põhjamaisesse kliimasse. Aga jah, väga põnev ja veel lisaks juurde, et see tõesti see Keelmanni raamat oli inspiratsioon, et ma arvasin algusest peale, et ei ole need prototüübid, kunagi ei ole elus nii, et inimesed vastavad üks-üheselt nende stereotüüpidele ja võib-olla Keelmann natuke nii-öelda kunstlikult ehitas seda vastandust teravamaks. Kui ma veel Anti eelmisest jutust kinni haaraksin, et kas see reisimine kui protsess on mingi väärtus omaette, siis jällegi siin mul on hea hetk praegu meenutada seda, et lennuki ümbermaailma reisist möödub 25 aastat ja purjetamine minu jaoks on kindlasti midagi, kus protsessi väärtus on võib-olla see kulgemine, see nädala kõrval. Oled sa merel, loksud küljelt küljele. Su ümber on samad näod, kellega kõik on haritud intelligentsed inimesed, aga kellega lõpuks ei ole võib-olla väga palju teemasid, millest pidevalt rääkida. Ja vaat siis on sellel protsessil annab purjetamine võimaluse muuhulgas ka rääkida iseendaga ja mõelda enda jaoks selgeks olulisi asju ja suhteid, milleks mõnikord maa peal selles igapäeva jamas, eks ole, aega või ka julgust ei ole. Nii et minul on purjetamine andnud väga palju sellist reisimise kui protsessi tunnetust, aga mõnikord muidugi ei taha mõeldagi selle peale, et peaksid 2 päeva kulutama kuskil merel, selmet võtta lennuk ja minna kiiresti kohale. Ilmselt tänapäeval, kus kogu aeg info tuleb ja ekraanid tõmbavad enda poole,
siis seda laadi tegevus, kus sa ei saagi seal tormis ja vihmas seda telefoni kätte võtta, on ka omaette niisugune pääsemine sellest. Vaata, mingis mõttes tänapäeval ei peaks üldse reisima. Sa saad kõik 360 kraadi pildi arvutist kätte praktiliselt igast maailma punktist, eks ole, või vaadata. Aga mõned asjad on, mida sa interneti kaudu ei saa. Ükskõik kui hea värvilahutusega on su ekraan, eks ole, värvid, päikeseloojang merel või midagi, või see, millised erinevad toonid on jäämägedel ja liustikel. Seda sa ei saa. Ja siis sa ei saa veel lõhnasid ka. See on üks asi, milleni veel ei ole vähemalt AI-d küündinud, et anda arvuti abil meile lõhnasid kätte. Ja kolmas lihtne asi on see, et sa ei saa arvuti abil, sa ei saa minna külameestega poe taha, osta 3 õlut ja juttu puhuda seal nagu mees mehega, eks seda ka veel ei saa. No, lisaks juurde veel enda kogemusest, et mida sa ka ei saa arvuti abil, on see kogemus, et sa pead seal ellu jääma, sa pead seal hakkama saama. Võib-olla ühiskonnas, kes ei mõista sinu keelt üldse, võib-olla oled omaette, et sa pead kuskilt süüa saama, kuskilt sooja saama, et see on see, mida ta ei saa arvuti kaudu, mis võib-olla tihti ka selle reisile. Kui me räägime reisimise motiivideks, miks inimesed lähevad reisima, võtame jälle selle mulle hetkel armsa lennuki näite, eks ole, meil oli 6 põhimeeskonna liiget ja kindlasti igal ühel meil olid täiesti oma motiivid, eks. Kes läks täitma seal oma meremehe unistust, kes läkski ennast füüsiliselt proovile panema, eks ole. Kui ma paar aastat hiljem läksin autodega ümber maailma Raido Rüütliga, kus minul oli selge maailma kultuuride avastamise kogemus eesmärgiks, siis Raido Rüütli jaoks oli see reis palverännak, eks. Et need põhjuseid, miks me reisime, on ju nii musttuhat. Ja see oli väga hea, see oli nii-öelda vastus kõigile nendele kaussidele, kes ütlevad, et maailma olemuse tundma õppimiseks me ei pea kodunt väljuma, küll aga kõik need asjad jäävad tal, mida tema pidas siis nii-öelda selliseks efemeerseks või juhuslikuks, et tegelikult mis on võib-olla annavadki siis elule selle värvi ja selle läbi siis sisu. No see oli kindlasti, oleks ka minu põhilisi küsimusi, et miks inimesed reisivad, et siin juba sa pakkusid siin neid erinevaid põhjuseid välja, et inimesed on need erinevad põhjused. No üks on muidugi selline suur inimlik üldine põhjus, et see on inimlik uudishimu, mille poolest me siis kõikidest teistest loomadest erineme. Ja see siis ilmselt kannustab meid nii füüsiliselt reisima kui ka siis uurima, lugema, vaatlema ja nii edasi. Mina arvasin mõnda aega, et et mina ja mu sõbrad tahavad palju reisida, et see on see meie nõukogude aegne taaken, siis me ei saanud, eks, et nüüd teeme kõik kiiresti tagasi. Rõõmuga ma näen, et ma ei taha öelda noorpõlvkond, aga nooremad inimesed kui mina reisivad sama innukalt, ja lõpuks see on sellest samast sinu armastatud keskajast saadik oluline hariduse omandamise viis, et teatud aja pidid sa õppima kuskitel kaugetes ülikoolides, eks ole, või välismaal, mis on tänapäeval meie noortele ka iseenesest mõistetav. Usun, et evolutsioonibioloogid oskavad siin ka pikalt laialt arutleda, et miks me oleme kas see meie rännu ja avastamise kihk ongi just see, miks me täna siin oleme, et kõik need liigid, kellel ei olnud niisugust seda kihku, nad ei olnud elulusvõitluses nii edukad, surid välja. Need, kes rahutasid oma ökoloogilise nišiga. Jah, kes ei otsinud uusi ressursse, uusi maid. Et ma nüüd olen natuke nii-öelda, nagu öeldakse, saatan advokaat, aga võib ka öelda, et reisimine on midagi sellist, mis on muutunud juba tegelikult üsna triviaalseks. Et kõige võib-olla selline igavam asi, mis keegi enda kohta võib öelda, see, et ma armastan reisimist. Et nad mõtlevad muidugi reisimis on väga erinevaid asju, et üks on massiturism, lihtsalt kuurorturism ja see on ilmselt väga kaugel sellisest jahtlaevaga ümber maailma reisist või Humboldti tüüpi ekspeditsioonist. Aga ikkagi reisimise suhtes on ka nii-öelda kriitilisi toone. Ma lugesin just The New Yorkerist oli selline provokatiivne lugu, The Case Against Travel. Ja ta võib-olla pisut üle pakutud, aga selle autori tees oli see, et me lähme reisima, et ennast muuta või ise muutuda. Justkui nii-öelda
otsingu enese arendamise käigus ja tema väitis, et tegelikult kõik inimesed, kes tunneb, reisid tagasi, nad laskuvad täpselt samadesse mustritesse, nagu täpselt samad inimesed, mis enne. Mis teie sellest arvate? Kas Tiit, kui tuled tagasi, mille poolest sa oled muutunud, kas sa oled üldse tahtnud muutuda ja millest sa nii-öelda täheldanud muutusi? See on nüüd keeruline teema. Ma siiski usun, jälle mõtlen oma nagu selle kõige olulisema esimese suure ümbermaailma reisi peale, mis oli mu peast kuidagi nagu 25 aastat, eks ole, ikkagi kuskil sinna tagumistesse kappidesse ära kolinud. Ja ma võtsin ette oma päevikud, mis ma tol ajal kirjutasin laevas ja hakkasin neid lugema ja ma sain aru, et ma olen tegelikult viimased 10-15 aastat või rohkemgi, ma ei tea, kandnud oma peas hoopis teistsugust reisi. Teatud mõttes nagu millele meedia aitas ka toredasti kaasa ja võib-olla me ise ka natuke tahtsime alguses, eks ole, et esimest korda Eesti ajaloos Tallinnasse sinimustvalge lipu all mööda looduslikke mereteid läbi kanalite vaprad meremehed teevad reisi. Kirjutasin sellest raamatu, kus püüdsin meid ka niimoodi heroiliselt näidata. Objektiivselt heroiliselt, eks ole, ja siis ma loen oma päevikuid ja ma saan aru, et nüüd võiks 25 aastat hiljem, nagu ütles üks meie tänaseks juba lahkunud, aga lennukireisi kaasmadrus, ära põe oma olematu prestiiži pärast. Et nüüd me võiks olla jõudnud nii kaugele, et me saame nagu ausalt iseendasse vaadata, et mis see reis tegelikult tähendas. Ja ma ütlen, et ta muutis mind kindlasti. Ja selle uue raamatukese kaante vahele ma olen julgenud siis neid muutusi ka natukene panna. Algul ma veel kõhklesin, et võib-olla ma olen niuke pehmo, eks ole. Aga siis andis mu kaasmadrus eelmisel aastal usaldas ka oma päevikud mulle lugeda. Ja siis ma sain aru, et samasugused hirmud ja mured ja igatsused ja asjad, kõik see pehmem pool ei olnud mitte ainult minu peas, vaid mingis piiris jälitas meid tegelikult kõiki. Ja ma arvan jah, et võib-olla need ei ole mingid fundamentaalsed muutumised, eks, aga olulisi asju siiski, kuidas näha oma suhteid meeskonnaliikmena, mitte isiksuse, vaid meeskonnaliikmena, mida sa pead olema 1,5 aastat hulgakesi väikses ruumis koos olles. Ja võib-olla kuni selliste, ma ei tea, jah, tõesti eksistentsiaalsemate armastusteemadeni välja, mida oli aega mõelda, eks ole, et mis on lihtsalt suhe ja mis on armastus ja kuidas see kõik elus käib. Mida võib-olla noor mees, kes oli pidanud päevast päeva ennast tõestama, mille peale ta ei olnud enne mõelnud. See oli mu pikk ja segane vastus, vabandust, aga ma ei tea, kas see viis kuskile. Jaa, kindlasti viis ja kindlasti ma arvan, et see viis, kuidas sa rändad, on tegelikult ju muidugi ajalooliselt väga autentne, kui lenda lennukiga kohale. Et kõik see aeg, mis kulgeb ja kuidas sa kaugened siis oma kodumaast ja pärast jälle lähened, et kõik selline, mõtlen võib-olla mulle tundub, et selline emotsionaalne palett on nagu palju rikkalikum kui jälle sellised tavareisid, kus sa oled plõksti kohal ja siis... Ja ikkagi see kosmoselaeva fenomen ka, eks ole, me olime ikkagi, meil ei olnud võimalik, et mees ajab juttu, mis mulle ei meeldi, ma lähen teisi tuppa, eks ole, sisuliselt sellist võimalust see pisikese laeva veel ei olnud. Maa oli 7 kilomeetrit läbi ookeani, eks ole, oli kõige lähem koht, kuhu oleks saanud minna. Anti, ma küsin, et kas ei või olla, et sa ei muutunud võib-olla nii palju pisiasjades, aga just need suured valikud elus, mis sa hiljem teinud, on selle najal sündinud. Et võib-olla see ameeriklane ka, et kui sa vaatad pisiasju, et inimene justkui samasugune, et sööb samu asju ja räägib sama juttu, aga tegelikult ta teeb mingid olulised asjad teistmoodi. Jaa, sul tõenäoliselt ongi õigus või ma ei tea, kas seal on nüüd kõige olulisemad isiksuse emapuud, eks ole, millest me räägime, see vast ikkagi oli enne valmis, aga olulised teemad, inimeseks olemise olulised teemad kindlasti
olid, ma ei taha öelda, et ma muutusin paremaks, sest ma olin endaga väga hea. aga natuke teistsuguseks küll, jah. Ma ütlen, mingi teise perspektiivi annab ilmselt igasugune reisimine kogu elule ja nüüd teemast suhkeldus, et sama selle kogemuse võib anda, ma saan aru ka isegi läbi teleskoobi reisimine, et see on üks tore lugu. Neid nimesid ei mäleta, see on vana lugu, see on kuskilt 20. sajandi algusest, et üks Ameerika astronoom näitas oma teleskoobiga oma siis tuttavale poliitikule, näitas seda Marssi või Jupiteri või mingit kaugeid tähti, see ei ole kõige oluline. Ma saan, et see oli aeg, kus oli mingi presidendi valimise kampaania käimas Ameerikas nagu ikka ja siis suur dilemma ühiskonna number 1 jututeema ja siis kui see poliitik oli sealt vaadanud natuke aega neid teisi maailma, siis kas lõpuks ei ole ükskõik, kumb neist presidendiks saab? et need suured asjad on hoopis suuremad. Ei, ma oleks sellest tahtnudki sult küsida, et kuidas on muutnud nii-öelda sinu perspektiiv maale kui planeedile. See on ilmselt üsna triviaalne, et paistab väike pall ja nii edasi, aga kuidas sina nagu mõtestad seda nii-öelda kosmilist perspektiivi siis meie igapäevasele elule? Ma ei tea, kas me sinna keskkonnateemasse jõuame sügavamale ka, aga see on üks asi, mida erandlikult kõik astronaudid ja kosmonaudid, kes on käinud kosmoses, kui nad ei ole ise öelnud, siis kui nende käest küsida, siis nad ütlevad, et jah, esimene asi, mis nende sealt kosmoses esimene mõte, mis neil tekib, on see, et issand kui rumalesti, mis maa peal elame, et kuidas me oma maad väär kasutame, kuidas me üksteisega halvasti läbi saame, see on nii mõttetu, et meil on see üks justkui on selline kontseptsioon nagu kosmoselaev maa, et tegelikult kosmoses paistab maakera ka nagu üks kosmoseaparaat, kus on siis need elu tagavad süsteemid ja kui me nad ära rikume, siis sa sured ära, on kogu lugu. Miks me siis elame siin nii nagu me elame, see perspektiiv. Korra võtan Keelmani raamatu. Mul on siit võib-olla sobivaid tsitaate mõne koha peal, et illustreerida neid mõtteid. Aga ma räägin samal ajal edasi, et aga kurblugu on see, et me ei saa kõiki inimesi siin kosmosesse saata selle jaoks, et see on natuke liiga kallis. Et kuidagi siis peavad need astronaudid meid ära veenma, et tõesti peaks kuidagi paremini elama. Või siis maailmarändurid. Ma tahtsin öelda, et tegelikult selleks võib-olla päris kosmosesse minema ei pea, aga iga vähegi suurem reis on ju ka tegelikult see, et sa vaatad oma elu, inimkonna elu ja planeedi elu isegi, eks ole, kui see reis on piisavalt suur, näiteks mina olen hakanud oma polaarsõitudel hoopis teistmoodi vaatama kõiki, või teistmoodi, aga veelgi sügavamalt, eks ole, veelgi tõsisemalt kõiki ökoloogilisi küsimusi, et iga reis on ka nagu väike kõrvaltvaate võimalus, kui sa ise oskad selle võimaluse ära kasutada ja kui sa vaatad kõrvalt, siis sa saadki aru, et mõned asjad on, mille pärast me siin rähkleme, on väga tühised ja keskenduma peaks sellele, mis on olulisem ja üldisem. Ja üks neid tsitaate, mis mulle meenus oligi, mul ja tegelikult see raamat jäi maha, aga meil on õhtu professoriga. Et Alexander von Humboldt peab ettekannet siis Berliinis teaduste akadeemias ja siis ütleb lõpetuseks, et kui me nüüd omandame need astronoomilised teadmised, me mõõdame ära magnetvälja ja kõik, et me teame kõike maailma kohta, et küllap siis lõpevad ka meie sõjad ja tülid, et meil on justkui nagu lahendus käes. Et see on nüüd jälle tänapäeva maailma vaadates muidugi ilmselt kättesaamatu ideaal, et kuidagi mõned inimkonna traagiline olukord, et me teame justkui järjest rohkem ja meil peaks järelikult lahendused olema kättesaadavamad, aga me ikkagi jätkuvalt hävitame planeeti ja konfliktid ja sõjad ei ole ka muidugi lõppenud. Aga positiivse noodi pealt võib-olla ikkagi Anti tahab rääkida sellest astronoomi ka natuke sellist argipäevast või sellest, et mis on, ma enne ka küsin tulevikku suunatult, et mida nii-öelda astronoom, see ei ole ju ainult uudisimu, see on ka väga palju igasuguseid nii-öelda praktiliste mõjudega teadmisi, mida me sellest saame, et mida nii-öelda praegu sinu visioonis Tartu, Eesti astronoomid võiksid saavutada? Ma alustuseks ikka tõmbaks natuke maha ootusi selles osas, et astronoomiast sünnib kiirelt praktilisi
teadmisi, et teadmisi sünnib, aga astronoomia, ma arvan, on üks vähem rakendatavamaid teadusolusid üldse ja see on tema võlu. Ja ka astronoomid ise on selline omapärane seltskond, kes nad konkureerivad hästi vähede ressursside peale, et puudub selline strateegiline huvi, välja kui nõukogude ajal Tõravere sündiski suuresti selle pärast, et astronoomid suutsid maha müüa, et see on kuidagi strateegiline kosmos, mida me teeme. Aga et jah, need rakendused, mis päriselt astronoomia kaudu on tulnud, et need on tegelikult mingid astronoomia kõrvalproduktid, näiteks kui me teeme mobiiltelefoniga pilti, siis see kaamera, mis pilti teeb, see on otseselt kosmoserakendusest tulnud, et oli vaja kosmoses kergelt ja efektiivset kaamerat, nii see arendati. Et selliseid rakendusi on meie elu täis, aga nüüd astronoomia teadmised annaksid meile midagi muud kui ennekõike see meie perspektiiv maa peale mõeldes, et me näeme, et universum on elutu, siiani me ei ole leidnud ühtegi teist taevakeha, kus on veel elu, otsingud käivad. Kui see ühel hetkel tuleb, et on kuskil mujal elu, siis me mõtleme jälle ilmselt oma eksistentsi üle natukene teistmoodi, ja see mõjutab igapäeva elu, meie mõtlemist, aga kindlasti mitte seda, kuidas me poes oma valikuid langetame. Praeguse parima teadmise kohaselt kuskil ühtegi teist planeeti, kuhu kolida meid ootamas ei ole. Hoiame sellest kinni. Ma ütleks ka jah, et kui Elon Musk meid Marsi peal tahab viia, siis ma arvan, et nii hulluks me ei suuda siin maa peal kuidagi olukorda muuta, et Marsi peal parem oleks. Aga siit edasi minnes, et kui me arutame sellise nii-öelda rahvusliku missiooni üle, et kuivõrd eestlased, mõned on kindlasti skeptilised, et me on pisike rahvas 1 miljon, et kas meil peavad olema oma kosmoseprogrammid, samamoodi nagu prantslased. Prantslased on sellised, et siin on just lehes üks väga huvitav intervjuu, et prantslased peab nagu kõik olema, mis teistel subrahvastel. Neil peab olema oma lennukikandjad, kuna nad rohkem ei jaksa, siis nad ehitavad ühe. Neil peab olema kosmoseprogramm ja kas eestlastel peab olema kosmoseprogramm, kas meil peavad olema ekspeditsioonid ja nii edasi. Et mis see rahvuslik mõõde sellel asjal on? See on nüüd hoopis teine jutt. Jaa, on. Siin tuleb majanduslik mõõdemängu ja täna Eestis on üsna ambitsioonikas kosmosevisioon, programm. Ja see ongi ennekõike selle kaudu, et kui me teeme kosmose valdkonnas tugevat teadus-arendustööd, siis sellest sünnib väga suure lisandväärtusega ettevõtlustegevusi. Ja praktikamente nii see ongi. Ja see näitusel alustasime STU1-st, ja oli küsimus või lootus, et äkki siis Tõraveres olid väga nutikad inimesed, kes nägid kõik ette, mida see STU1 kaasa toob. Ettevõtteid sündinud ja tuntud. Palju inimesi on sealt saanud oma väärtusliku kooli selle kaudu ja siis ka teadlasi, ametnikke, sadu on sündinud sealt nutikad inimesi selle tõttu. Aga keegi seda päris täpselt ette näinud, kõige oli kõhutundes, et loodame, et ehk läheb õnneks. STU2 ei leidnud, et kahju küll, aga sealt nagu ei sündinud sellist vaud. Et seda nagu ette ei tea, aga lootus on, et selle peale siis ka praegu tasub panustada, et kosmosevaldkond on selline keeruline väljakutsumine, et nagu Kennedy ütles, et me ei lähe kuu peale mitte sellepärast, et see on lihtne, et sellepärast, et see on raske. Näen siin publikus teadusajaloolast Erki Tammiksaart ja tuleb kohe meelde vaidlus Erki ja minu jahtlaev lennuki kapteni Mart Saarsoo vahel. Kas Eesti peaks Antarktikasse oma teadusjaama tegema või ei peaks? Mart oli kindel, et tuleks teha jaam ja see mehitada. Erki ütles, et kui ma nüüd mõte oli see, et targem oleks teha koostööd, rahvusvahelist koostööd teiste jaamadega, sest nii nagu sa ütlesid, siin tuleb majanduslik mõõde mängu ja kas üksi Eesti suudab Antarktika teadusesse midagi panna. Täna ongi see läinud nõnda, eks ole, et mitmed Eesti teadlased on teiste riikide jaamades ja teevad oma polaaruuringuid nii Antarktikas kui Arktikas rahvusvahelistes projektides koostöös, eks ole. Et igal alal ei pea ise punnitama. Aga samas on siin teatud niisugune rahvusliku uhkuse mõõde mõnes asjas on küll. Mina mäletan, kui me võtame näiteks minu alalt nii-öelda ekspeditsioonid, rändurid, siis esimene rahvus, kes minul tavaliselt silme ette tuleb, on norralased loomulikult, polaaruurijad, ka polaarseiklejaad, ka polaarteadlased, eks.
ja nii nagu ütles mulle kunagi vestluses üks eelmine Norra suursaadik Tallinnas, et minu vanavanemate ajal meil oli ju niimoodi, et kapikese peal oli 3 fotot. Ühel pool Nansen, teisel pool Amundsen ja keskel oli siis Jeesus Kristus. Ja noh, minu arust, et siiamaani niimoodi. Tõesti, et Jeesus Kristust enam ei ole. Aga see, kuidas norrakad, eks ole, on ehitanud ühe rahvusliku narratiivi ja kuidas ka praegu mitmed norrakad teevad nii uurimis, aga ka puhtalt seikluslikke rekordeid erinevates matka- ja polaarvaldkondades on tähelepanuväärne. Ja tõepoolest see rahvusliku sellise eneseteadvuse või ka uhkuse dimensiooni kindlasti ei saa alahinnata. Ma ise mäletan ka, kui te läksite 99, läksite lennukiga teele, ma olin siis ise Inglismaal ja ma jälgisin ikkagi reaalajas kogu aeg neid tollaseid nii-öelda blogipostitusi ja seeläbi ka nii-öelda ise justkui rändasin kaasa. Ja see oli üks asi, mida me mingil hetkel hakkasime tajuma, kuna see oli tollal või täitsa kindlalt öelda, see oli esimene Eesti reisiblogi, mida lennuki pardalt peeti, meil olid tehnilised toed, Ecomaaticu nimeline firma, kes tegi iga päev ühe pildi, eks ole, mis oli tohutu uudus tol ajal, tohutu esimest korda, et sa saad ühe pildi teha, üle satelliidi saata selle siis Tallinnasse, kus tulevased Skype'i tegijad, eks ole, selle panid siis iga ühe koduarvutisse. Ja see, mida me tõesti tundsime, me hakkasime tundma, oligi see, et me tegelikult täidame väga paljude inimeste unistusi, kellel endil ei ole, kes õpib Londonis, ei saa minna, kelle tervis ei luba minna ümber maailma, kes kardab merd, aga me justkui täitsime väga paljude inimeste unistusi. Kas ma tohin ühe teise rahvusliku narratiivi siia kõrvale käia, mida ma ise igal võimalusel räägin ja räägin ka käsi edasi, et mille näha luhkust tunda, mis on seotud muidugi siis astronoomiaga. Nimelt me võime vaadata, et see meie maailmataju siin mitte meie, vaid kogu maailmas, et see suur maailm meie ümber, et see on suuresti tänu siis teadlastele Tartus ja Tõraveres sündinud. Alustades siis Struuvest, kes Tähetornis oli üks esimesi mehi, üks esimesi inimesi, kes mõõtis ära, kui kaugel on üks täht. Enne seda teab, et tähed on kaugel nagu planeedid, aga kui kaugel nad on, ei tea. Struve mõõtis siis tähte veega, mis on selle täht meil siin põhjataevas ja sai teada, et okei, tähed on väga kaugel. Kaugel oleks arvanud. Kaugel oleks arvanud. Nii, et maailm paisus tohutult, eks. Kerime 50 aastat edasi, isegi 60. Pärast täheldamnis Ernst Öpik mõõtis ära, kui kaugel on Andromeeda galaktika. Esimene mõõtmine, mis on tehtud kindlalt ja suhteliselt täpselt, et see asub väljaspool meie oma galaktikat, ehk siis ei ole meie galaktika tähed universumis, vaid samasuguseid saaruniversumi on mujal veel. Ja maailm paisus jälle tohutult, galaktikaid oli teada küll, neid oli palju teada, aga keegi ei teadnud, et kus nad siis pärit on. See on suur vaidlus käis 20. sajandi alguses. Meie Ernst Öpik siis lahendas selle küsimuse. Päris kuulsaks ta sellega ei saanud, sest ta ikkagi oli lihtsalt ära kõrgust pärit, kuigi ta avaldas Ameerika juhtivas ajakirjas oma tulemused, siis kuulsaks Edwin Hubble paarasest hiljem palju ebatäpsema mõõtmisega. Nii, ja siis kerime veel 50 aastat edasi ja siis Jaan ennast oma rühmaga siis näitab ära, et universumis on tegelikult veel ülisuured struktuurid olemas, mida ka keegi väga ei kahtlustanud, et on. Et lisas veel universumile mastaape, nii et kõik sündinud siin meie omas Eestis. Mis on väga oluline minu mõelest, mida sa Anti praegu rääkisid, on see, et neid lugusid ühele Skype'i tähele võib ajutiselt midagi ehitada, aga täna me teame, eks ole, et Skype hakkab juba nagu vanaks jääma, eks ole. Aga neid lugusid sa saad ehitada siis, kui sul on pikk ajalooline telg. Ja nüüd mul oli hea võimalus öelda, et sellelt sinu tähetornilt tuleb Struve nimi loomulikult ära võtta. Sest nii nagu lätlased lõhkusid või võtavad maha tänaste uudiste põhjal Barclay de Tolly ausamba, siis Struve see kaar, see on ju puhas Vene sõjaväe jaoks tehtud asi, eks ole, maa mõõdistamine. Võib veel lollimaks minna, kui ma praegu läksin, eks. Aga see on üks näide, kuidas ka merenduses me ehitame oma
rahvuslikku narratiivi sellele, et meil olid Adam Johann von Krusenstein, meil oli Bellingshaus, nõnda edasi, eks ole, Ahto, siis lennuk. Samasuguse aegrea peame ehitama ja siis tuleb keegi tarkpea ja ütleb, et aga Bellingshausen oli Vene sõjaväelane ja võib-olla ei peaks teda mainima, eks ole. Ja ausamba Saaremaal. No ja Saaremaal ausammat ja miks te seda ausammast Saaremaal? Nii et lepime kokku, me võtame Saaremaal Bellingshauseni ausamba maha ja sinult võtame Struve nime. Ei, me ikkagi, mina arvan küll, et tasub... Ma lähen kohe närvi. See on hullumeelne tõesti ja tasub ikkagi nii-öelda omaks võtta kõik see, mis baltisakslased siin tegid ja mille peale me tegelikult ju oma rahvusülikooli ka ehitasime. Erki tänased ma muidu ütlen, et siit loodetavasti nõustub. Me võime seda teed isegi kaaluda sellepärast, et Struve selle maa mõõtmisega oli, tema oli nagu projektijuht, ega tema ei näinud käinud ringi, aga ringi käis paljuski oli siis... Teine Eesti mees. Päriselt Eesti mees. Penner nimeline mees, kes oligi eestlane, kes siis tegelikult seda projekti ellu viis. Kui jah, siin huumoritooril jätkata, siis Struve kahjuks räägib ka see asjaolu, et ta rajas ka pulku vapsaks tooril. See tagatargem. Nii, aga varsti võib-olla võtame ka küsimusi kuulajatelt, et mul on üks teema veel, mida võib-olla tahaks teiega käsitleda. See puudutab nüüd reisimist. Ja ma juba vihjasin, et reisimine on ju tegelikult muutunud massiliseks ja ehkki me just tõdesime, et võib-olla reisimise, rändamise, kosmose vaatlemise käigus me saame aru, kui haavatav on maa, siis samal ajal see reisimine ise on ju tegelikult tohutu ökoloogiline jalajälg. Ja me teame, et ökoloogiliselt kõige teadlikumad, kõige tundlikumad inimesed ongi ju tegelikult loobunud näiteks ka lennukiga reisimist. Et kuidas, see nüüd võib-olla jälle natuke rohkem Tiidule küsimus, et Anti vaatluste jalajälg on võib-olla väiksem või astronoomide jalajälg maa peale, et kuidas sina nagu oled läbi mõelnud enda jaoks selle dilemma? See on oluline teema ja ütleme nii, et reisitööstus teadvustab seda teemat endale järjest ja järjest tõsisemalt ja ega loll kapitalist seda muidu ka ei teeks, kui tema klient ei tuleks ja ei küsiks. Klient, kes tuleb minu hotelli Tallinnas küsib, eks ole, et aga kuidas sa elektrit mulle annad, eks ole, kas sul on prügikast nii vannitoas kui elutoas või piisaks ühest, eks ole. Järjest enam kliendid seda nõuavad ja see sunnib ka, kui kapitalist ise ei ole viisavalt tundlik ja tark, eks ole, sunnib ka teda tegutsema. Ja minu üleskutse nõuame kõik oma jalajälje jälgimist, eks ole. Kuskil on mõistlikud piirid mitmes mõttes. No Antarktikas näiteks, kui sa lähed Antarktikasse kruiisilaevaga, siis seal on see asi lahendatud ka üsna mõistlikult karmilt, ma ütleks, mille peale paljud turistid on pahased, aga kuskil ei tohi minna korraga maha rohkem kui 100 inimest, eks, et mitte seda pingviinikolooniat, linnukolooniat, mitte loodust häirida, eks ole. Arktikas nüüd jää sulamisega seoses on kõik need probleemid ees. Nägin meie Loodeväila ekspeditsiooni ajal seda, kuidas need tohutu suured kruiisilaevad, mis saabuvad pisikestesse inuiti küladesse, kuidas nad tegelikult pööravad selle elu seal pea peale ja kuidas nad kindlasti mõjutavad ka kohalikku ökosüsteemi. Et see on oluline teema, häid ja lõplikult häid lahendusi peale selle, et istume kodus, võib-olla täna veel ei ole, aga need tulevad ka sellega, kui me suudame välja töötada ökoloogiliselt puhtamaid tehnoloogiaid ja mina ütlen, et kui täna ka, võib skeptiliselt öelda, et mis elektriautot ma endale ei osta, sest eks ole tema akude tootmiseks ja kõik nii, aga mina näen siin perspektiivi, ma olen nõus maksma täna selle eest, et elektriauto tootjad, akutootjad saaksid arendada oma toodet ja seda paremaks teha, nii et lõpuks oleks ta tõesti ökoloogiliselt puhta. Antil midagi lisada? Ma tahaks lisada võib-olla nii palju, et ma arvan, lahendus on ikkagi turumajandustingimustes peaks olema see, et kui mingil tegevusel on suur ökoloogiline jalajälg, siis seda saab mõjutada lihtsalt maksustamisega, et
panen ikka kütusele ja ma ei tea, Seda kilekütusele veel hinda seda juurde. tehakse ka, Ja küll ta siis loomulikult veel vähem. Reisimine muutub jälle elitaarsemaks tegevused või vähemalt ei saa seda aga see on mingis mõttes, ma arvan ka, vaadates kui kiiresti maailma elanikkond kasvab ja on mingis mõttes paratamatu, eks. On ju paljud piirkonnad täna maailmas, kes ütlevad, me ei taha rohkem turiste, eks. On näiteid riikidest, Bhutan näiteks, kes oli veel mõni aeg tagasi väga karmi poliitikaga, eks, mõnisada turisti ainult aastas võis sinna minna, eks. Ja ma arvan, me oleme tegelikult liikumas samas suunas, midagi ei ole teha. Ja kas see on siis raha, mis oleks ebaõiglane, eks ole, mille alusel sa saad oma reisisihti valida, või Bhutan, kes lubas sisse palverändureid, budistlikke palverändureid, mis on jällegi võib-olla korraliku kristlase suhtes, eks ole, ebaõiglane, aga midagi ei ole teha, mingeid piiranguid ma näen, et aegsin kindlasti aja jooksul tuleb teha. Ja me ei kindlasti öelda, et meil oleks inimõigus rännata riikidesse maailma. Nii, siiski, igal eestlasel on inimõigus kord talve jooksul minna kuskile päikse kätte, see on eestlase inimõigus. Just, aga ma pidasin silmas, et ühte konkreetsesse Himalaia kuningriikides. Aga kuidas sellega nüüd, kui me saaks mingil põhjusel vähem reisida, äkki see reisimine tundukski endale ka ägedam. Praegu on nii lihtne reisida, et sa lihtsalt ei reisi sellepärast, et ei ole aega võib-olla, aga kui sa saadki kord paari aastaga minna välismaale, siis antakse voucher sulle, talong, reisitalong. Tuusik. Tartu linnavalitsus hakkab jälle väljastama tuusikuid. Ei, tegelikult, mul on alati see küsimus, et tahaks reisida, aga kuidas rebida ennast lahti siis sellest igapäevasest toimetuste tsüklist, kõik need vastutused, mis jäävad, et ma kadestan ja imetlen, siis 1,5 aastat ei tule kõne allagi, aga mäletan, kuidas need uhutuurimehed ütlesid, et seekord meil oli nii palju koduseid kohustusi, väiksed lapsed kõigi kodus, et me saime ainult 4 kuuks minna. et Tiit jälle võib-olla sa kommenteerid seda teemat, et võib-olla süütunne, koduigatsus, kõik see psühholoogiline pool. Seda oli jälle, kui me selle lennuki näitel, mis mul siin nüüd raamatukaante vahele sai ja värskelt meeles, algul me olime kõik siuksed parajad machod, eks, läheme ümber maailma 100 kord, siis paneme seljad kokku, laulame ja kakleme ja siis aeg läks ja siis hakkasid kajutiseintele ilmuma, eks ole, pruutide ja naiste ja laste pildid ja siis oligi ikkagi see koduigatsus tegi, kelle juures rohkem, kelle juures vähem, aga oma tööd ta tegi. Minu käest on tihti ka küsitud seda, et aga võib-olla te läksite kodust ära sellepärast, et teil oli seal all või suhted, eks ole, olid sassis kuidagi. Ma olen näinud väga palju neid inimesi, kes on läinud ümber maailma purjetama või niisama pikale raskele reisile, et naine käib närvidele ja suhted sassis. Ei tule midagi sellest asjast siis välja. Loomulikult mul oli süütunne, tütred olid siuksed varateismelised, eks, et kuidas nad üksi ja isa ei ole õpetamas ja teistpidi, ma arvan, meie suhtlemine oli seda, meie kirjavahetus lastega oli nii palju tihedam kui see, mida ma võib-olla aasta jooksul enne lastega rääkisin, eks on õpitud, mis sul seal õppida on, tore, eks. Aga see, mida me kirjades üksteisele kirjutasime 10-aastase tütrega, see oli võib-olla märksa sisuka. Aitäh, aga meil on vist päris napilt aega jäänud, et kui on kuulajatel küsimusi, ainukordne võimalus. Tiit, aga kas see ikka ei ole vaja? On ikka. Lindistamise jaoks on vaja. Aga kas selle peale ikka mõnikord ei ole mõelnud, et ikkagi nagu Elon Muski niimoodi kosmoselaeva ronida ja lasta ennast korraga ülevalt vaadata seda palli, milles sa mitu korda oled ümber ja läbi sõitnud? Muidugi ma olen mõelnud, aga vaata, minu jaoks see läheb nüüd sellesse kategooriasse, et olgu, korjan raha ja suudan selle reisi ära teha ja saan selle lipukese kirja, et ma saan panna mitte ainult Malediivide ja Nigeeria peale lippu või selle nööpnõela, aga ma saan panna selle kaardi peal kosmoses selle täheatlase peale ka. Ma ei näe sellel enda jaoks nagu muud sisulist põhjendust, kui mõni Eesti teadlane saaks osaleda
kosmosereisil või olulises kosmoseprogrammis, see on 100 korda tähtsam kui meiesugune kosmoseturist. Teeme diili. Mul on võib-olla Antile jätkuküsimus, et nii-öelda inimene kosmoses, et kui palju see üldse nii-öelda kosmoseuuringutele nagu juurde annab või alguses see oli kõik suuresti poliitiline projekt, et kes esimesena saadab kuule, kes saadab orbiidile ja nii edasi, et tänapäeval ütleme, ma saan aru, et sa uurid kaaluta oleku mõju inimestele, et sellel on nii-öelda selline bioloogiline huvi, aga kosmose enda uurimise seisukohast, et võrreldes aparaatidega, et mida inimese viibimine seal juurde annab? See, et inimene on orbiidil ümber maa, et see kosmoseuuringutele annab üsna vähe, seal on küll mõned eksperimendid, mis tegelevad kosmose endaga ka, aga ennekõike see on jah see nullgravitatsiooni uurimine, et meil on väga palju, sealt tulevad küll maapealsed rakendused, et kuidas käitub üks bioloogiline rakk näiteks nullgravitatsioonis ja mida me kõik raku kohta õpime, et see on suur teadus, väga palju erinevaid teadusharusid, materjaliteadused, mis kõik sünnib. Kas näiteks kuu peale, mis praegu täiskuu väga ilusti paistab, et kas sinna inimese saatmine on vajalik, et siis tegelikult, seda on väga palju arutatud, et tegelikult robot teeb ju kõik ära, aga ikka on jõutud sinnani, et tegelikult, kui see on see inimene, praegu veel, nii nagu need robotid on, et ta ikkagi, inimene on küll väga palju kallim, aga ta on efektiivsem, et ta suudab neid otsuseid langetada koha peal, kas ma võtan proovi siit või sealt, et ta näeb seda reaalset olukorda, hindab, et ta ikkagi vist on efektiivsem veel. Aga näiteks näis robotid arenevad ja ka meie oma Eesti panustab sellesse, et need robotid areneksid, aga ma räägin ühe teise loo veel ja juurde lühikese loo, et inimene kosmoses, ja inimene reisimine ja üksindus, et kujutage ennast olukorda, nagu oli siis Nõukogude Liidu viimane kosmonaut. Lenko, mis ta nimi oli, kes siis läks Mirri peale, oli seal 4 kuud ära ja siis ta tuleb teade, et nagu kõik on lõppenud, et teiega võetakse ühendust. Ja nii oligi, et oli seal teadmatuses ilma signaalid, toiduvaru natuke oli, aga jah, et olla seal orbiidil teadmatuses ja sul ei ole sidet ja sa ei tea, millal sa sealt, ja kas sa üldse sealt ära saad, et see on natuke uue perspektiivi. Ja tuleb tagasi, see on üks maailm, sul on see riiklike ei ole, kus teile läksid, kõik on muutunud. Aga siiski, see ei muututada nii palju, et ta käis pärast veel korduvad kosmoses. Kas on veel küsimusi? Suur tänud teile. Ma ei tea, kõik võivad vastata muidugi, aga mõeldes sellele, et 25 aastat tagasi kõik eestlased alustasid GPS-i signaali jälgimisega hommikuid ja kuhu on kosmos meie teadvuses edasi liikunud selle ajaga. Mõtlesin, et kas te tahaksite ennustada, et mis 25 aasta pärast võiks olla see maailm, mida me jälgime või kuhu me reisime või mis meie maailma nagu avartanud on. See tegelikult oli üsna lühike aeg, nagu me kõik mäletame. Läheb üsna kämpu, aga kas on nagu näha, et tulevad mingid uued orbiidid, kuhu me välja jõuame oma mõtetes ja ma tahaks olla kõigepealt optimist, et ökoloogilise kollapsiga ei kaasa see, et me jälle unistame Vorbusele reisimisest. Hea, et sa üks optimistliku tooni tulid kohe sisse, sest mina oleks esimese emotsiooniga vastanud küll või vastangi, et tehnoloogia võib tuua meile mis iganes uuendusi, mida me ei oska täna ette kujutadagi, eks ole, seda AI tema tänases vormis, mitte 25 aastat tagasi, aga märksa vähem aega tagasi me ei kujutanud ka ette, eks ole, mida ta teha suudab. Et see võib muutuda palju, aga inimene ise keerab palju kiiremini asju tuksi, kui üks robot parandada ei jõuaks. Ma selles mõttes ka ühinen sellega, et väga raske midagi ennustada, et see eriti raske tulevikku ennustada. Et ilmselt ma arvan, et see, mis on 25 aasta pärast, mis erineb või üllatab meid võrreldes tänasega, see on suuresti sündinud biotehnoloogia lahendustest, mis on täna alles tärkav haru, et nii siis uued väljakutsed kui uued lahendused, ma arvan, tulevad sealt ja ma ei oska üldse kuhugi suunas näpuga näidata, mis need siis on, aga bioinseneeria, see on see, mis muudab maailma. Ja ilmselt avab ka võimalusi sama halvemaks muutuseks jälle. Ja kui mõelda nüüd selle lennuki aja peale ja natukene eelneva ja natukene järgneva, seal oli üks 10 või heal juhul pisut rohkem aastat, kus tunduski, et kõik on maailmas hästi.
kõik, noh, ma ei räägi sellest, et me võime igale poole reisida, mina unistasin, et ma võtan lapsed kaasa, reisin ümber Vahemere, noh, ja siis hakkas peale, eks ole, kõik, mis ümber Vahemere toimus, sinna tõenäoliselt lähema, minu noore mehe elu ajal enam ei reisita, eks ole, ümber Vahemere, ei ole võimalik. Et oli üks väga lühike periood ja see on kõik ajalugu. Ärme nii kurvalt lõpetame, kui ma ei tea. Mõni küsimus, mis toob kaasa positiivne vastus. Küsime nii, et mis on teie järgmine reis? Kas on juba plaan tehtud? Mina näiteks esimest korda elus plaanin jaanuaris minna Aafrikasse, sest ma olen kogu aeg ainult nii-öelda läänemaailmas reisinud, et minu jaoks oleks see tõsine piiride avardamine. Ma ei teagi, kas see on võib-olla mingi pelgus selle šoki ees, mis päris teist laadi kultuuris võib tabada, et mõtlesin, ma olen suur inimene, et ma võib-olla võimalik selle šoki vastu võtma. Mina nii suurt šokki ei plaani endale, et kui järgmine nädal on koolivaheaeg, eks ole, et siis kui ühel hetkel abikaasaga piletit vaatamiseni jõudsime, siis olid muidugi piletid hinnad juba kosmoses ja siis teeme niisuguse Rootsi-Soome lennulaeva reisi mõne päevas, et seal väga suur üllatusi loodetavasti ei tule või paremast. No, mul on plaanis ka kooli vaheajal viia oma lapsed ja ka lapselapsed seda hariduslikku programmi täitma. Iga inimene peaks teadma, mida tähendab New York, milline kultuurifenomen on New York, et läheme lastega sinna. Väga äge, aitäh selle vestluse eest. Mul oli endal ka väga põnev. Ma loodan, et teilgi ja tänan kõiki kuulamast.